juures olevalt pildilt juba tegelikult natukene on näha, millest me nüüd rääkima hakkame. Tõukerataste hooaeg on juba täies hoos ja mitte ainult renditõuksid ei ole tänavatel, vaid taaskord on tänavatel ka juba iga ühe eratõuksid ja see eksemplar muide on ühe 13-aastase poisi oma ja siin kõrval seisab Lauri Potsepp, kelle oma see ei ole. Tere hommikust, Lauri. Tere hommikust. Aga Lauri on esindamas siis liikluskindlustusfondi ja meeldetuletuseks. See oli vist, kas on 1. detsember 2025, kui tegelikult on kohustuslik liikluskindlustus tõukeratastele. Jah, 1. detsembrist 2024 siiski. Jah, just. 2024 1. detsember on see, mil liikluskindlustus laienes ka elektritõukeratastele. Aga kust need piirid siis lähevad, et äkki natukene kirjeldaks ka seda konkreetset pilli, mis siin stuudios on, et kui kiiresti sellega saab sõita ja mis tema sellised kõige tähtsamad parameetrid on? No esimese asjana ma muidugi tänaks Andre Emilit, kes täna pidi siis... pidi väga kurb olema, ma kuulsin kodus. Jaa, aga ehk siis see konkreetne mudel on väga levinud. Tehas on ta tootnud sellisena, et sellega saab sõita kuni 45 kilomeetrit tunnis. Aga selleks, et seda Euroopas müüa saaks, on tarkvaraliselt piiratud selle kiirus 25 kilomeetrini tunnis ja tema mass on 27 kilogrammi. Ehk siis, kui me räägime liikluskindlustusest, siis sellel konkreetsel isendil peab igal juhul olema liikluskindlustuse leping. Ja see tuleb, see on 25 kilo vist sealt alates, jah? Seal on piirid sellised, et kui temaga saab sõita kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis, siis peab igal juhul liikluskindlustus olema. Aga kui temaga saab sõita 14 kuni 25 kilomeetrit tunnis, siis peab tema mass olema üle 25 kilo, et tal peaks olema liikluskindlustus. Kohustuslik. Kas võin ühe rumala küsimuse küsida, et ma ei näe, et tal oleks mingisugune väga suurejooneline registrimärk, et kuidas see üldse see kindlustustele nagu vormistatakse? Jaa, tuleb lihtsalt ära märkida tema mark ja mudel ja tal on kindlasti seerianumber olemas ja see märgitakse siis poliisile. Meil on väike probleem ju nendega nüüd Eestis, ma saan aru, tekkinud, sest et ma kujutan ette, ma olen tõesti veendunud, et mingid inimesed vaatavad meid praegu ja mõtlevad, et ma pole kuulnudki, et meil on kohustuslik liikluskindlustus mingistel elektritõukeratastel. Jah, kahjuks see niimoodi on, et elektritõukerattad on levinud, aga teadmine kindlustuse vajalikkusest ja kohustusest ei ole sama kiiresti levinud. Aga meil on tegelikult ka andmeid ja me võime kätte selle tõuksi siia nii-öelda näidis eksemplariks ja natukene avada rohkem tõside kindlustuse teemat. Ja me vaatame, kui palju Lauri üldse, kui me alustame nendest numbrit, kui palju on kindlustatud tõukerattad? No, kui me näiteks võtame eilse suve lõpuseisu 31. augusti eelmisel aastal, siis selliseid elektrilisi sõiduvahendeid oli kindlustatud veidi alla 4000. Tõenäosus, et liikluses rohkem on ikka päris suur. Vist küll, jaa, sest siin on üks nüanss asja juures, et kui tõukeratta liikumiskiirus üle 25 km tunnis, siis ta peab olema liiklusregistris registreeritud. Aga kahjuks neid registreerida ei saa, nii et tihti neid tänaval kasutada seetõttu ka ei tohi. Kui kallis on see kindlustus tõuksil, et kuus tuleb välja käia selle eest? Ma just täna hommik vaatasin selle sama tõukeratta liikluskindlustuse makset ühe kindlustusandja juures ja kui mina oma isikukoodiga seda kindlustaksin, siis suveks ehk siis 1. aprillist 30. septembrini maksis kindlustus alla 20 euro. Kokku või kuus? Kokku, kõik kokku. Ühes kuus kõik kokku? Ei. Kogu see suveperioodi jooksul siis liikluskindlustus alla 20 euro, see oli seal 18 mida. Aga sa ütlesid, et kui sinu isikukoodi näiteks nüüd läheneda sinna mõne noorema inimese isikukoodiga, kas see muutub riski ja kuidagi hinnangud siis erinevaks? No see võib muuta, aga kindlasti ei muuda see kordades või 10 kordades, et iga juhul ei saa öelda, et liikluskindlustus elektritõukerattale on nii kallis, et seda nagu osta ei jõua, et kindlasti mitte. Vaatame natukene konteksti, vaatame neid kõigepealt lepinguid. Meil on üks graafik ka siin ja see on natukene, ole hea, Lauri, selgita. 31. august 2025 on päris suur hulk ja siis meil on number 31. detsember 2025. Kukub kõvasti. Mis see vahe on? Sest elektritõukerattal peab liikluskindlustus olema siis, kui seda kasutatakse ja talvel Eestis üldiselt neid ei kasutata. Tõsi on selliseid sõiduriistu ka, mida saab maastikul ja halvailmaga kasutada. Ja see on põhjus, miks siis talvel on liikluskindlustuse lepinguid vähem. Ja kui nüüd seda graafikut edasi vaadata, siis siin eelmise nädala reede seis näitab seal, et neid on juba 2000. Ilmad lähevad aina paremaks ja ma usun ja loodan, et liikluskindlustuse lepinguid saab olema rohkem. Ehk siis ma siit loen välja, et sa ei pea, kui sa talvel, kui sa sellega ei sõida, siis tegelikult sa ei pea seda kindlustust maksma siis, jah? Jah, juhul kui sa ei sõida ja hoiad seda niimoodi, et sellega teistele kahju tekitada ei saa, siis ei pea ka liikluskindlustust olema. See kehtib siis registreerimata elektritõukerataste
tõukerataste kohta. Kas me teame ka, mis üldse need suurusjärgud on, et kui suurt kahju ühe tõuksiga annab üldse põhjustada? Sellel vist ei ole tegelikult ju piire, kui ikka nii-öelda väga halb õnn on. Ja et noh, kui me toome selle näite, et elektritõukerattaga saab kõnniteel näiteks kellelegi otsa sõita nii, et inimene vajab haiglaravi, võib-olla ka on töölt eemal, sissetuleku vähenemist, siis need kahjud võivad olla väga-väga suured, võib-olla ulatuda ka 100 000 euroni või rohkemani. Õnneks praegu praktikas nii raskeid õnnetusi pole veel juhtunud, aga me ju näeme, et nendega sõidetakse kõnniteedel ka, nii et vabandust, aga see õnnetus hüüab tulles. Ja võtamegi, meil saame ju täitsa numbrid juurde panna. Need juhtumid on ju olemas, siin on kuupäevaliselt, see on nüüd aasta 2025, eelmine aasta. No see 23. juuni summa on ikka väga suur ja see on nüüd kindlustamata kahju, ehk siis tõukerattal ei olnud kindlustust. Jah, sellel graafikul on need kahjud, mida Eesti Liikluskindlustuse fond on kannatanutele maksnud ja seetõttu, et elektritõukerattal ei olnud liikluskindlustust. Ja nõudnud siis pärast hiljem selle omanikult välja? Kahjuks see niimoodi on, et kui liikluskindlustust ei ole, siis kindlustus hüvitab kannatanule kahju ja küsib selle hiljem kahju tekitajalt tagasi. Kas on ka selline, ma ei tea, võimalus kontrollida, et kas kindlustus on olemas, kui näiteks mõni poiss kusagil sõidab, kas peab tal siis see poliis kuidagi seal taskus olema või kas politsei üldse tegeleb sellise asjaga, politseile muudki teha? Ja kui me oleme harjunud autoga sõites seda, et liikluskindlustuse poliisi kaasas kandma ei pea, seda saab registreerimismärgi järgi kontrollida, siis tõesti registreerimata sõiduki puhul seda nii kontrollida ei saa ja poliis peab kaasas olema. See ei pea olema kaasas paberil, see võib olla telefonis elektrooniliselt, aga poliis peab kaasas olema. Aga on see üldse asi, mida politseil on targematki teha või? No, ja ma arvan küll, et ma üldiselt arvan, et politseil on targemat teha, kui elektritõukerataste liikluskindlustuse poliise kontrollida, et kes seda kontrollima peaks, oleks lapsevanemad, kes siis lapse jaoks on eeskujuks ja palju lähemaks kontrollijaks. Ja? Ma võtaks korra tagasi selle graafiku, kus olid need summad, et see tõesti, ma arvan, et paljudel jäi praegu, et oot-oot-oot, 33 000. Saad sa äkki öelda, mis juhtum see võis olla või natuke selline? Ja liikluskindlustuse nimetus on küll liikluskindlustus, aga tegelikult hüvitatakse liikluskindlustuse alt kõik sõidukiga teistele tekitatud kahjud ja see konkreetne juhtum ei olnudki liiklusõnnetus, vaid elektritõukerattast lähtuv tulekahju, millega teistele kahju tekitati. Kas see läheb sinna alla? Liikluskindlustuse kaitse on hästi lai. Kui sõidukiga teisele kahju tekitatakse, siis seda liikluskindlustus hüvitab. Ja kui me võtame selle kolmanda graafiku, kus olid õnnetuste arvud, siis me saame illustreerida, et see on, nagu sa ütlesid, õnnetus hüüab tulles, et need arvud on ikkagi suhteliselt suured. Kui me võtame 2024 õnnetusi kokku kergliikuri osalusel 421, 2020 natuke vähem, aga siiski need suurusjärgud enam-vähem alaealiste osas vähemalt suhteliselt sarnased. Ja kui seda graafikut nüüd täpsemalt vaadata, siis on näha, et alaealiste õnnetuste osakaal kindlasti kasvab, et kui ta 2024 oli veerand, siis möödunud aastal juba kolmandik. See aasta õnneks me saame rääkida ainult kahest. Loodame, et see nii ka jääb, aga tõesti alaealiste osa õnnetustes kasvab. Mis see sõnum võiks olla siis kokkuvõttes lapsevanematele eelkõige, et kui te ostate oma võsuke selle tõukeratta, siis vastavalt seadusele see peab olema kindlustatud? Ja, või isegi rohkemat, mitte ainult kui ostate või kui ta juba olemas on, ehk täna siis peale kooli võiks lapsevanem koos lapsega vaadata, kas selle elektritõukerattal on kindlustus olemas, kas on vaja teha kindlustus ja mis kõige tähtsam, kontrollida, et temaga ei saaks sõita üle 25 km/h. Suur aitäh seda teemat Telehommikusse valgustamast.